see jäi silma tegelikult sellepärast, et siin olid hobused. Üks vana hea Eesti lugu on see Viimne ratsu, mida ma isegi kitarri peal armastan pilistada oma lastele. Tead seda? Et loojangule vastu kappab üksik hobune, kuhu viib küll tema tee. Ja see on väga hea lugu. Et see on siuke legendaarne vana lugu ja mulle on see alati nagu meeldinud ja sellepärast need hobused mulle silma jäid. Ja värvivalik on ka nagu siuke hea, et sini ja must ja valge ja nagu rahvuslik täiesti. Jah, kus juures jah. No tegelikult siin on natuke punast sees, et ma vabariigi aastapäeval postitasin enda mingeid sinimust-valgeid maale, mis mul on sinimust-valged. Et siis ma mõtlesingi, et miks ma seda maali ei postitanud, aga ilmselt see punane osa vist oligi põhjuseks. Et ma otsisin välja siis selle päeva puhul ainult need maalid, mis olidki sinise, mustaga ja valgega, nagu kus ei olnud mingit punast detaili või midagi siukest sees. Aga no see punane ei häri. Et siis sellepärast vist see maal jäi valikust välja, et enne oli meil siin teema ja siis ma jäin mõtlema, et miks ma seda ei pannud. Et mulle on hobused alati nagu meeldinud ja siin on nagu selles mõttes, et selles mõttes seal on nagu näha seda loojangut, et mulle tundub ka, et see on nagu siuke, kas siis päiksetõus või päikseloojang, et igal juhul ta on nagu selline videvikuline aeg, et või varane aeg, et ja noh, sealt ma arvan, see valiku kriteerium tuli. Ma ajaliselt ma ei olegi välja mõelnud, mis konkreetselt ette näinud, mis aeg ta võiks olla. Et põhimõtteliselt, et no tegelikult ta võib olla ta võib olla ükskõik mis aeg, mis sa tahad, et ta oleks, et mul ei ole nagu sellist ajalist sätet maalides sees. Et üldiselt ma tegelikult ei näe täpselt ette, kuidas mingit maali peab nägema, et see ongi sinu nagu tõlgendusruum, et igal inimesel on see eraldi. Sul ei ole nagu seda päris prototüüpi, et sa lähed kuskil mingit kohta, mida sa näed ja siis sa nagu selle baasil või prototüübina nagu teed selle maali. Nagu mingist konkreetsest asjast või kohast. Ei, puhtalt fantaasiast võtan nagu välja ja panen selle nagu kokku, et no muidugi, kui ma mingit hobust hakkan maalima või midagi sellist, siis ma spikerdan, milline üks hobune võiks välja näha enam-vähem, et mul oleks mingi hobuse pilt või asi silma all ja siis ma vaatan seda, kust midagi jooksma peaks ja siis, aga suur osa läheb ikkagi fantaasiast. Et kui ma olen põhikava paika saanud, siis ma edasi lähen juba omast peast. Lihtsalt teen nagu oma loomingut. No siuke hobused on ühelt poolt ütleme see lugu ja teiselt poolt on ka nagu selline nostalgia, et ma vaatan, et on nagu mõlemad sellised suht graatsilised ratsahobused, et kui ma veel ülikooli ajal käisin Tallinnahele puhkust andmas, et siis ma tegelikult pidin nendega tegelema ja siis nagu see tuletab nagu sellist aega meelde, et seal oli kunagi oli kolhoosi tallis, seal oli 30 hobust, mida ma siis pidin nagu kantseldama ja päris tükk tegemist siis. Ja karjamaal ja siis mõned ühe nendest noortest ma tegelikult ka ise päris algusest sain ratsastada või noh, see tähendab ratsakõlblikuks treenida. See ratsastamine, see tähendab, et paned nagu selle sadula peale, siis lased ta ringiratast joosta, kuni ta sellega ära harjub ja siis vaatad, et juba sadula peale väga ei löö enam tagant üles ja siis julged ise ka peale ronida. Et ei viska kohe maha. See on ikka tükk tegemist, et metsik hobune, kes ei ole veel, kellega veel sõidetud ei ole, teda nagu sõidukõlblikuks teha. Ta võtab natuke aega isegi, sadulaga harjuma ja sinuga ka, aga ega selles mõttes, et neid ei olnud nüüd küll päris sellised metsikud tõud, et see oli konkreetselt oli, kui ma ei eksi, siis oli trakeeni ja trakeeni ja selle Hannoveri segu. Mära oli ka täkk, et siis oli selles mõttes oli natuke lihtsam. Natukene lihtsam, jah. Leebem. Leebem. Lihtsalt, et ta ei olnud päris metsik, vaid lihtsalt koolitamata. Koolitamata ütleks, jah. Et selles mõttes need asjad mulle tulid meeles selle maaliga seoses ja sellepärast ma nagu neid selle pildi valisin. Et ja noh, ma arvan, et noh, sellised hobused on, mulle on sellised hobuse pildid alati meeldinud, et nad tekitavad sellist vahvat äratundmist ja hobune on selline tore loom. On. Koduloomana, noh,
selles mõttes nagu päris kodus pidada on ta nagu keeruline, sul peab olema nagu rohkem ruumi. Kolmandale korrusele hästi ei taha vist. Ja, siin oleks nagu keerukas. Aga muidu sellises maapiirkonnas ja hobuse kasutamiseks ette nähtud kohas on nagu täitsa lahe. Ma olen ise ka tallitöid teinud ja hobuseid sisse välja vedanud ja söötnud ja puhastanud ja kamminud ja saduldanud ja aidanud ratsastada ja aidanud ratsatrenne läbi viia ja koolitanud hobuseid hüppama ja siis mingi, mul tuttav on laste ja täiskasvanute nagu ratsatreener ja siis ta on ka ühtlasi hobuste ratsastaja. Et ta teeb mõlemat, et ta nii koolitab hobuseid kui ka siis inimesi hobuseid kasutama. Et nii ühte kui teist mind kaasa arvatud ja siis pärast tegime koos ka, et sai ikka tükk aega seal erinevate hobustega maadelda igatepidi. Ühega oli see probleem, et ta oli nagu võistlushobuse potentsiaaliga nagu niisugust helehalli värvi, et võib-olla siin tuli sealt mingi oma hobuse kogemusest mingisugune inspiratsioon, et võistluspotentsiaaliga, aga kartis vett. Ja siis võistlusel on näiteks vesitakistused ja siis muudab hobuse võistluskõlbmatuks. Ja siis me hakkasime harjutama temast veekartust välja, et igal võimalikul viisil andsime talle vett näiteks. Kui vihma ei sadanud, siis panime sprinklerid tööle ja kui kõik teised läksid maneesi, et vihma sadas, et jõhker vihma, siis me läksime välja tema. Ja nii edasi. Ja lompi ja kõik ja kui üldse vett ei olnud või platsi kasta sprinkleriga polnud vaja, siis ma olin veepüstoliga raja ääres või midagi muud sellist loomingulist. Jaa. Et noh jah, selliseid päris tõketest üle hüppamisi ega ma nendega nii väga palju pole kokku puutunud, aga mul on meeldinud hobusega just tegelikult ja sellega ma saan siiani hakkama just looduses sõita ja minu meelest kõige parem. Siin ei ole võib-olla täpselt seda tausta, kus kohas nad nüüd on, aga tõkkeid siin ka ei ole, nii et tegelikult... No, siin tegelikult peaks olema, et see läheb tegelikult, läks üle tõkke, aga ma jätsin selle tõkke ära ja panin ta siuksesse no, siin on nii must, lihtsalt sellisesse fantaasia keskkonda, et ta läheb, hüppab kuhugi üles. Aga üks pull asi on, mis ma ise korra tegin, oli siuke kaskadööri trikk, et ma tegin ise endast tõkke nagu. Et olin selili 2 tooli peal okseri vahel ja siis minu ratsainstruktor hüppas minust hobusega üle. Kõigepealt me koolitasime hobust seda tegema, et see oli nagu eraldi trikk, et sellise asjaga hobune kaasa saada. Et muidu hobune ei hüppa tavaliselt inimesest üle või midagi sellist. Ja siis me eraldi koolitasime seda, alustasime sellest, et panime minu jope sinna ja siis andsime hobusele seda nuusutada ja näitasime tõkete värki ja siis lõpuks saime selle ära tehtud. Jah, sest ma vaatan, et sul on hästi palju tegelikult siin üldsegi hobustega pilte tegelikult. Ma täitsa imestasin, et... Jah, ma sorteerisin selle sarja nagu välja, aga ma olen hobuse teemaga üksjagu töötanud, et see on nii westerni teemast mulle külge jäänud, kui ka ma olen ise vana maakas ja endine maakas. Hobuseid meil küll ei olnud, aga talus ma olen üles kasvanud ja siis nüüd viimasel ajal ma olen hakanud rohkem nagu hobustega tegelema, et siis ma tegelikult hobuste maalimisega alustasin enne, kui ma hakkasin ise praktiliselt hobustega tegelema. Et see oli kuskilt westernidest ja sellistest nagu külge jäänud. Aga ja nüüd siiamaani tegelen sellega, et jätkuvalt. Et hobuse teemat ma töötlen üksjagu. Aga mis selle hobuse maalimise juures see kõige keerulisem on? On seda raske näiteks võrreldes inimesega, et kas inimest on lihtsam teha või hobust on lihtsam? Ei ole nagu raske teha. Ma ei ole mõelnud, kumba raskem teha on. Et ma ei tea, ma sellel põhjusel ei olegi teinud, et oleks nagu raske või kerge teha. Et ma olen nagu pigem mõelnud, et mida ma nagu teen ja siis teen vastavalt sellele, et mis mul nagu eesmärgiks on, et kui mul on eesmärgiks teha nagu hobusega maal või midagi, et oleneb nagu inspiratsioon paneb selle eesmärgi nagu paika teatud määral.
et. aga mis sind inspireeris näiteks seda maali konkreetselt tegema? See, ma konkreetselt päris täpselt nagu ei mäletagi seda, mis see täpselt oli. Et ma hobu teemat kuidagi töötlesin ja siis ta selliseks arenes, et see ei olnud algselt selline. Et ta oli algselt ainult selle punase, see punane hobune ainult oligi siin. Ja siis pärast tegid peale. Ja siis ma maalisin need juurde, et see vahepeal käis näitusel mul mitu aastat. Ja siis hiljem arenes edasi, et mõni maal jääb mitmeks aastaks seisma mingisse staadiumi. Ja siis ma teen teda mingil ajal edasi. Ja siis ta muutus nagu selliseks mul. Et ta on niimoodi jooksvalt kasvanud. Alguses oli siis nagu punane hobune hoopis, jah? Jaa, lihtsalt mustas taustas. Ja see oli nagu kõik, mis seal enne oli. Väga huvitav, et seda ei kujutagi ette, siis ta on nagu ilmselt nagu hoopis teise näoga, et nüüd see valge, jah? Jaa. Et sellepärast ma algselt inspiratsiooni ei mäletagi, mis see oli, sest ma vahepeal muutsin seda. Et mul mõnikord idee mingi asjaga jooksvalt muutub ja siis ma teen midagi teissugust. Maali puhul on see vabadus olemas, et ma saan lõpmatuseni muuta asju. Kui mulle mingi asi ei meeldi, siis ma lihtsalt värgin selle üle. Väga lihtne. Et seal ei ole võimalik väga viga teha. Või seda väga lihtne parandada. Aga valmis saab siis ju enam ei hakka ringi tegema? Või teed pidevalt ringi? Ei tee pidevalt. Seda ma ei pea vajalikuks ringi teha, sest ma olen sellega suht rahul nagu, et ma ei pea vajalikuks. Aga võib-olla aasta pärast mul tuleb mingi idee, et võiks midagi lisada. See ei ole garanteeritud. Siin on siuke nagu kahtlaselt suur must osa, et sinna võiks veel midagi tekitada. Aga see iseenesest tasakaalustab seda värvilisemat osa, et niivõrd kuivõrd, aga ma ei tea, see ei ole garanteeritud. Ma ei oska öelda, milliseks mu inspiratsioon homme muutub, et võib-olla mul tuleb mingi idee laks ja siis ma teen selle ära, et see tuleb niimoodi laksti. Tuleb mingi idee, et võiks midagi teistmoodi teha ja siis ta lihtsalt areneb. Mõnikord ma tõmban täiesti üle ja teen midagi kapitaalselt teissugust. Et kui ma ei ole, kui mul algne idee täiesti muutub või tühistub. Aga praegu on hea jah, et siin on nagu näha, et on nagu kolm tegelikult hobust, et on üks algne ja 2 on peale tulnud ja selles mõttes jah, et kui siia nagu süveneda, et praegu ma vaatan jah, et ainuke see koht on, et kus nagu on see nii-öelda mõtteline tõke, et seal võiks olla või peaks olema, aga jah, et ja võib-olla on huvitavam, kui just ei ole, et see annab nagu fantaasia ruumi nagu. Et see, mis minu fantaasia on, see ei ole nii väga oluline sulle, sest sul sellega tekib nagu oma fantaasia, kui sa seda vaatad. Ja sinul tekib oma lugu ja oma lood. Ja kellelgi teisel vaatajal tekivad tema lood. No võt, et selline on hobuste lugu. Jah.